Setomaa arenguprogrammis tulenev raha on nüüd viimastel aastatel kogu aeg olnud, et see kas siis hästi aasta lõpus või uue aasta alguses kulutatakse välja, aga siis see taotlusvooru kuulutasime välja, see on siis kuskil üleval jaanuarikuu suurusjärk, et vaadake siin informatsiooni ja jagage. Siis me tegime mitu otsust ka hajaastusprogrammi raames kasutamata jäänud vahendite tagastamine. Need on siis nii, et nagu projektide aruannetest siis tulenevalt sellised suht väikesed muudatused. Seal on alla 100 euro nagu küsimused, et projekt pole päris täpselt nii läinud. Aga oli ka näiteks üks, mis oli üldse teostamata ja selles mõttes me ka peame selle raha siis riigile tagasi panna. Siis puudega lapsele sotsiaalteenuste ja rahaliste vahendite eraldamine, neid oli ka mitu otsust, meil on neid lapsi on selliseid. Siis raha eraldamine MTÜ Setomaa turismile, see on otsus, siis see on investeeringukavast tulenevalt matkaradade kaasfinantseeringuks, see on siis jällegi Eesti-Lätiga ühisprojekt, kus põhiraha tuleb siis Euroopa Liidust ja andsime siia nagu selle projekti kaasfinantseeringu investeeringuteks. Siis isikliku kasutusõiguse seadmine, see on seotud siis promenaadi projektiga kahe inimesega, kus see tee nagu läbi läheb siis sadama poolt vaadates kaks esimest nagu omanikku ja edasi tegelikult on juba kõik nagu vallamaa see järve äärse. Nii et me lähme nagu, nendega on kokku lepitud ja me lähme notarisse, et seame selle tee osas isikliku kasutusõigus. On ka kinnitatud Setomaa kultuurikeskuse tasuliste teenuste hinnakiri. Mikitamäe kooli arengukava 2020 ja 2025 koostamise algatamine ja siis ka ajagraafiku kinnitamine. Setomaa folgi piletihindade kinnitamine. Asendushooldusteenustel viibivate laste ühekordse toetuse määramine isiklike kulude katteks, neid oli ka paar tükki. Siis ka vallavara võõrandamine. See on nüüd seotud siis Õrsava elamute selle ümberkruntimisega, mis on ka nagu juba siis sisuliselt 3 aastat tegevuses olnud. Need on ümber krunditud, välja mõõdetud ja seal on siis seoses sellega, et kes kui palju nagu peab nagu raha maksma selle eest, et kas ta sai nüüd natukene rohkem maad või natuke vähem maad. Ja sellest tuleb siis ka vallale tulu. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine, kompensatsiooni määramine, neid on ka mitu tükki seoses just maade osas vastu võetud sellel ajal. Siis ka me siin otsustame Setomaa valla pinnas ja kruusakattega teede osaline sulgemine, lõpetamine. See oli siis juba küll 2 nädalat tagasi, aga seoses nende ilmade muutmisega ja nüüd ju me peame jällegi jooksvalt vaatama kogu aeg, et mis need ilmaolud toovad, midagi head ei ole. Siis bussipeatuste kohanimede kinnitamine, seal oli küsimus ühes bussipeatuses, siis Anne Vabara nimelise elutööpreemia väljaandmis siis nagu laureaatide kinnitamine, eluruumi üürile andmine, korraldatud jäätmeveast vedamise sageduse mitte vähendamine. Need olid nagu istungitelt sellised põhilised siis tegevused. Mis nagu üldse veel, et on jõulupidude aeg, võib-olla siis selline muusikakooli jõulupidu algas pimeduses ja peeti ära kõik ilma vooluta, et saab ka ilma elektrita teha. Eile õhtul siis värskas üle valla saal oli rahvast täis
ja nüüd, kui siis nagu niinimetatud jällegi see kriis 2 juurde jõudes, et Mikitamäe oli nüüd täna hommikuni vool ei olnud taastunud, siis hommikupoolikul taastus nagu enamus Mikitamäel, aga tegelikult kooli osa seal mäe otsas see pole taastunud, nii et Mikitamäe kool ja lasteaed on ilma elektrita. Meil oli hommikul ka kriisikomisjoni koosolek, leppisime kokku milliseid tegevusi, et kell 2 nagu uuesti vaatame üle, kui nagu Mikitamäel üldse pole taastunud, siis oli põhiliselt hooldekodu ja küttesüsteemi ja vee taastamise tegevuskava nagu paigas, aga see hetkel nüüd on nagu ära langenud, nii et suhtleme siis ka Eesti siis Elektrileviga, kellele nagu vahetame seal infot Elektrilevi taastumise osas. Ta on lubanud, et kõik tänase päeva jooksul kõik suuremad kohad taastatakse või külad või asulad võivad jääda pikemad nagu välja nähtud või pikemad liinid, kuhu nad õhtul ei jõua. Noh, eks see nüüd siis näha on, et jällegi päeva peal tuleb mingi uut informatsiooni, et kui suured kahjus see. Tundub, et jällegi Setomaa on jällegi pihta saanud ja see elektrivarustuskindlus on natuke kahtluse alla ikkagi seotud, et meil just ka siin eriti piirkonnas, et eks see meil näha on. Siis töötajaskonnas on ka vallavalitsuses toimumas muutusi, et otsime uuest aastast kommunikatsioonispetsialisti. Meremäe piirkonna sotsiaaltööspetsialist Katre Pinnar tuleb tagasi lapsehoolduspuhkuselt. Seal on töötajavahetus. Sellega seoses on ka siis, kuna seal on mitu lapsehoolduspuhkusel, siis me otsime kuulutuse peal küll ka ehitusspetsialisti, aga see on seotud sellega, et siis endine ehitusspetsialist, kes oli lapsehoolduspuhkusel, ei tule tagasi, et see on seoses siis seadusest tulenevalt, peame konkursid läbi viima. Nii et need on nagu selles mõttes sellised töötajaskonna liikumised. Võib-olla veel, et ka siin mina ja osalusime Seiki koosolekul, allasutuste ja töötajate infotunnid on toimunud, siis külastuskeskuse ülevaatus, ehitaja poolt nagu vastuvõttu ülevaatus on toimunud. Võtmed on nii nagu üle antud ja need võtmed tuleb nüüd üle anda kujundajale, aga kujundajad juba ka koguvad asju ja teevad neid kujundustöid, aga ikkagi milliski puudujääkidega või vaegtööde nimekiri on ka olemas, aga samas hoone nagu töötab. Ja siis ka arenduskeskuse nõukogus osaletud ja kõik sellised jooksvad asjad veel kõikidel ametnikel. Siin kingipakkide jagamised, jõulupidudel osalemised, finantsosakonnal on veel selgelt viimaste nagu arvete ja konteerimised ja vaadata, et üle ei lähe kuskiltki ja siis ka, et vallavalitsus töötab nendel tööpäevadel, kuidas ta nagu kõik riiklikud tööpäevad on, et milliseid eraldi ekstra vahupäev ei ole. 23. on poolikpäev, 31. on poolikpäev, et selles mõttes töötab nii nagu enduspäevad on. See on minu poolt kõik. Aitäh, kas kellelgi on vallavanemale küsimus? Mul on selline küsimus, mis on seotud selle samuse elektrivarustuse nii-ütelda kindluse saamisega või suurendamisega ja kas
sinu arvates oleks mõistlik, kui ka volikogu, noh, ma ei tea, ta ei saa mingit otsust või määrust vastu võtta, või määrust ei saa vastu võtta, aga otsuse saab vastu võtta, et selle 2 juhtumi põhjal, noh, kuidagi jah, tundub, et see olukord on ikkagi meie maanurgas nagi ja selle Elektrileviga ehk suure nii-ütelda teenusepakkujaga on kaunis keeruline suhelda ja läbi rääkida. Mis on sinu arvamus, et kas sellist volikogu poolset seisukoha kujundamist on mõistlik üles tõsta ja no ega ma ausalt öelda isegi toetaks, et selles mõttes kui enne seda nagu tugevat tuult, noh, ega see nüüd ei olnud mingi ime jällegi tuul nüüd siin eile. Ma olin nagu suhteliselt kindel, et ega noh, sellega võib-olla väga midagi ei toimu, siis ikkagi see, et jällegi Värska nagu suur alajaam jällegi nagu väljas oli, noh, see on minu jaoks nagu mingi ohumärk. Et varem oli ikkagi üliharva, kui nagu lõi selle nagu keskalajaama nagu välja. Et ikkagi lõi otstest ja igalt poolt, siis praegu on nagu 2 tormiga või 2 suure tuulega ja see ikkagi mõjutab nagu nii Mikitamäe poolt kohe, kõik Värska poolt, Saatsed, noh, seda nurka nagu, et tundub see, mis nagu Meremäe Obinitsa pool on, noh, nagu normaalne, korraks läheb ära, saadakse seal ümberlülitamistega korda, siis praegu minu jaoks mingi tunnetus, et mingi selle suure alajaama küsimus võib siin olla, aga noh, selles mõttes võiks ühe korra selle Elektrileviga laua taha saada ja istuda tõesti, et mis nagu noh, on neil nagu kindlad põhjused, miks see nii nagu jällegi juhtus või ütlebki, et see ongi normaalne, et võib-olla volikogul on ka nagu jah, tõesti nagu jõudu, et läbi arutada see, et uurida nendes nagu reaalsetest põhjusteks, miks ikkagi see kõige suurem alajaam nagu välja läks. Ja suur alajaam ei tohiks välja minna, sellepärast kõik väikesed peaks enne välja minema. Eile Kenni andri tagasi tuli see, et nende kaugelt ei saanud ülitada, mis ei võiks kindlasti rohkem aega. Aga mis küsimus, et ei saa nagu? Ei mõtlengi, et tundub, et igatahes. Et millinegi nagu jama, et eelmine kord oli sama lugu, sellepärast ei saanud see piirkond tagasi, sest ei saa lülitada. Ja siis ei ole sellist töötajat, kes tuleks võtmega ukse lahti ja noh, nagu oleks voolu ja saaks lülitada. No, et nagu jällegi nagu sama lugu nagu. Kas kellegi on veel valanud küsimus? Mul on küsimus käimasolevate ehitusobjektide kohta. Et kas ehitusobjektil peaks mingit informatsiooni olema, et kes reaalselt seal nagu tegutsevad ja ütleme, noh, seal on konkreetselt sadamaobjektiga on tekkinud seal ka väikseid kahjusid praegu. Et ja noh, kelle poole saaks nagu operatiivselt pöörduda, kui tormikuu seal mõned asjad lendama on hakanud. Et näiteks siin oli, mul isiklikult oli probleem, et mul ei olnud kohe kellelegi helistada. Et on esmane valde helistada, aga need tahvlid peavad tulema nagu kohe lähiajal üles, et need tahvlid ehitustööde võtjaga ja kõikidega tellijaga, tööde teostaga, noh, need on nüüd kooskõlastused, kuna ta on Euroopa Liidu projekt, siis ta oli ka kooskõlastusel sellega, et sellepärast võttis väga rohkem aega, aga need tahvlid kohe tulevad kohe üles. Ja noh, vallavalitsus on tööde tellija, et selles mõttes igasuguste kahjude osas ja nende osas siis tuleks vallavalitsuse poole ja me esitame need nagu noh, siis töövõtjale. Mingi võib-olla väiksemad asjad saab kohe objekti peal või rääkida kohe nagu ära, noh, võib-olla sirgeks rääkida, aga ikkagi mis küsimused või mingi kahjunõuded, siis käib ka läbi ikkagi nagu valla. Aitäh! Kas kellegi veel valanud küsimus? Kui ole, siis aitäh ja lähme teise päevakorrapunkti juurde.
milleks on kooli informatsioon. Palun sõna Mikk kooli direktoril Karin Suusu. Austatud volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed, külalised. Aitäh võimaluse eest tulla jagama infot Mikitamäe kooli kohta. Praegu kella 10 polnud Mikitamäe koolis revool taastunud. Võtsime vastu 7 õpilast, tegime nendega natuke õppetööd ja tegelikult saatsime seejärel koju, sest praeguse gripi hooajal on väga tähtis hügieeninõuetest ka kinnipidamine. Eelmine voolukatkestusel oli seis, kus meil 2 päeva tööd. See on lihtsalt infoks. Käesoleval õppeaastal õpib meie koolis 43 õpilast ja lasteaias nimekirjas on meil 17 lasteaialast. Koolis töötab 7,13 õpetaja ametikohal 12 õpetajat. 3 õpetajat töötab neist täiskoormusega, ülejäänud osalise koormusega. Kõige kaugemalt käib õpetaja meile Tartust füüsikat ja keemiat õpetamas. 2 õpetajat jagame Värska gümnaasiumiga ja 1 õpetajat Uiga kooliga. Sügisel asus tööle meil 5 uut õpetajat, kes on praeguseks väga hästi kohanenud meie koolieluga. Õpetajaskonnast 5 õpetajat praeguseks ei vasta tööks vajalikele kvalifikatsiooninõuetele. Seega kevadel peame siis välja kuulutama konkursi tüdrukute käsitöö, kehalise kasvatuse, bioloogia, geograafia, ajaloo, ühiskonnaõpetuse, arvutiõpetuse õpetaja leidmiseks. Alanud õppeaasta õppe eesmärkideks on iga õpilase võimete kohase arengu toetamine, võimaluse leidmine huvitegevuse mitmekesistamiseks ja ettevõtliku õppe lõimimine õpitundidesse ka kooli igapäevaellu. Koolis on 5 klassikomplekti ehk koos tegutsevad meil 1. ja 2. klass, 3., 4., 5., 6., 7. ja 9. ja 8. klass. Meil on 9 õpilast 43 õpilasest uussisserändajate perest ehk nende kodune keel erineb kooliõppekeelest. Tänu Innove toetusele saame me nendele õpilastele võimaldada eraldi eesti keele tunde, eesti keele kui teise keele õppekava alusel. Sellest hoolimata aga ikkagi on olukord raske, sest enamikes ainetes on ikkagi need õpilased teiste õpilastega koos akadeemilisi teadmisi omandamas ja iseseisvalt need akadeemilisi mõisteid omandada ei suuda, vajavad väga palju õpetajate tähelepanu. Ka kodud on sellised, kus räägitakse ikkagi nende oma emakeel ja ega suht kodustes ülesannetes suurt ei osata aidata, sest tegelikult suur raskus jääbki nagu koolile kanda kooli õlgadele, et need õpitulemused omandatud saaks. Nüüd kevadel toimus koolis meil huvihariduse küsitlus ja õpilased tundsid kõige rohkem puudust koolis noorsootöötajast ja mul on koos kooli perega hea meel selle üle, et järgmisel aastal on meil kooli koosseisus ette nähtud siis noorsootöötaja ja loodan, et temast saab siis kujuneb noortel eestvedajaks ja suunajaks. Samamoodi puudu, kuna meil on 43 õpilasest 31 on poisid, siis väga tunti puudust tehnilistest huviringidest, et loodame koos siis noorsootöötajaga lahendada ka seda probleemi. Klassides on teostatud jooksev remont, majandustöötaja kooli koosseisus olemas, õpikeskkond on kaasaegne ja mugav, klasside sisustused on uuendatud, õpetaja töölauad on kaasaegsed, varustatud IT-vahenditega. Selle aasta investeeringuteks